Räägin teile hea meelega meie eposest Kalevipoeg, mis on kindlasti südamelähedane kogu Eesti rahvale. Ainult mõista seda, mida ta meile räägib ja ütleb, ei ole kerge. Minul oli õnne saada ükskord teada, mis on pildikeel. Et need juhtumised, need liikumised, käigud kõik omavad ainult ühte pildi tähendust, aga pilt ise annab väga sügava põhja kogu sellele käimisele ja liikumisele ja olemisele. Ma sain nende piltidesse, need pildid hakkasid elama, hakkasin mõistma neid pilte. Ma sain aru, kes on Kalevipoeg, mis ta tegi, miks ta tegi. Ja sidudes nende teadmistega, mis mul oli inimese ja maailma arengust nüüd koos vaimsega, mitte ainult füüsilisega, vaid ka koos vaimse arenguga, selgus, et need pildid rääkisid inimese sisemisest arengust. Inimese sellest, mida me enda sees tunneme. Väline maailm mõjutab meid, aga ikka me elame selle kõik enda sees läbi. Ja kes meie sees see kõige tähtsam on see, kelle kohta ainukesena maailmas mina võin öelda mina. Teised keegi ei saa seda. See on see meie isiksuse keskpunkt. Kalevipoeg on inimese seesmus, tema kõige püham koht, tema mina. Need on suured asjad, mis on meie eposes kirjutatud. Kui sellest saab, kui midagi muud, siis seda tunnet, et ma olen ju selle rahva liige, kellele on niisugused tarkused selles eposes antud. Ja see on see, mis minu südame peal oli kaua aega. Ma istun siin kodus, ma olen küll raamatu kirjutanud, see on läbi müüdud. Nüüd ma valmistan ette järgmist seda väljaannet laiendatud kujul. Aga ikka niisugune tunne, et tahaks veel midagi teha, tahaks veel rääkida, et inimesed kuuleks ja näeks, kus on peidetud see meie kõige suurem tarkus. Ja ta on tõesti sügava tarkusega läbistatud. Nii et lugege Kalevipoega.